aga inimesed tahavad kuidagi nagu kogu aeg nagu kergemalt. Ma saan aru, see on meie nagu põhiolemus ka, et sa tahad kergemalt, sellepärast arenevad igasugused ju tehnikad ja muud asjad. Aga ei tohi nagu lõputult seda kergemalt taga ajada. Loodus tahab, et sa teed pingutuse. Kui sa oled seal haige ja teed oma kompressi asju, möllad seal 24-48 tundi, sa saad oma tulemused, kui sa tead, mida sa teed, eks ju. Homopaatias on see pingutus see, et sa õpid selle süsteemi ära. Ja siis, kui sa selle tera annad, need inimesed, kes esimest korda tunnevad seda efekti, see on üsna vau-efekt. Kõhuviirusest vabaks 15 minutiga pole mitte mingi probleem homopaatia jaoks, kui sa leiad täpselt õige aine. Mis on hästi oluline, vaata, homopaatias sa pead hakkama tähele panema iseennast. Mis su kehas toimub? Mida sa süüa tahad? Mida sa juua tahad? Kuidas sul mingid asjad toimivad? Ja hästi palju mu õpilased on ka öelnud, et täitsa lõpp, et eelnevalt on siuke tunne, nagu poleks kunagi iseendaga tegelikkuses ühenduses olnudki. Ja kui sa ei ole endaga ühenduses, siis sa eladki nagu mingi tuima mingisugust rattas elu, kus kannatused tulevad ja siis sa lihtsalt nagu alistud neile. Sest sa ei kuule ennast. Ja siis hakatakse rääkima sellest, kuidas juhuslikult jäi haigeks nii edasi. Mitte kunagi ei ole seal juhuseid tegelikkuses taga ju.